Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet nimega Väljast. Mina olen Teele Kaljuväe ja mina olen Nele Kullerkupp. Armas Nele, mis sulle eelmisest nädalast silma jäi, mis oleks huvitav ka meie armsate vaatajatega jagada? No ma arvan, et kõige sellisem märgilisem lause või väljaütlemine tuli Kasahstani liidrilt Tokajevilt, kes laupäeval Putiniga kohtudes andis talle mõista, et äkki oleks aeg see Ukraina sõda nüüd ära lõpetada või külmutada. Et Kasahstan iseenesest ei ole kunagi seda sõda heaks kiitnud või seda erioperatsiooni või nimetagem nad seda kuidas tahes. Ja tundub, et asjad on nagu selles mõttes liikuma hakanud, et kütusepuudus, eliidi rahulolematus ja nii edasi, et mis näitab seda, et Putin järjest rohkem liigub selle nurga suunas, kuhu teda surutakse. Ja, tal ei ole enam liitlasi, kedagi, kes talle võib-olla vaikselt takka kiidaks. Selles mõttes, et kui see tulevik on selline ähmane, kui enam ei nähta mingisugust sellist kasutegurid Putini külje alla hoidmises ja endal hakkab vaikselt see reaalsus seda elu pitsitama, ehk siis inimesed hakkavad tegema omi järeldusi ja hakkavad ka võitlema selle eest, et elu läheks selle normaalsuse ehk Ukraina sõja eelse aja juurde tagasi. Ja nii et see tõenäoliselt on kõige sellisem märgilisem lause, mis eelmisest nädalast tasub ära mainida. Aga sul midagi põnevat? Jaa, mina vaatasin Fox Newsi uudiseid, ma seda aeg-ajalt meelelahutuslikel eesmärkidel teen ja ei pidanud pettuma, sest Fox Newsi saatejuht Jesse Waters väitis, et toimumas on kriis, mehed on hädas, sest naised on pidevalt enda haridusteed laiendamas, enam ei piisa naistele ainult bakaharidustest, haridusteest tahetakse teha magistrikraade ja doktorikraade ja siis saatejuht Waters märkis, et ta on mures, mis saab niimoodi kohtingukultuurist ja pere ja iibe teemadel, et on mure, et naised saavad liiga targaks ja nad ei taha enam lapsi saada. Debatt on väga tuline sotsiaalmeedias ja tegelikult puudutab ka Eestit, sellepärast et naiste kõrgharidus on suurema protsendiga kui meeste oma ja siin on nüüd murekoht, et naised ei taha võib-olla rumalamat meest, aga mida see siis tähendab iibedebatile, kas mehed tahavad? Asi ei olegi võib-olla nii palju selles, et rumala mees, ma ei tea, kas see on jälle see hariduse ja harituse küsimus, et kas see ülikool teeb sinust nüüd äärmiselt nutika inimese või mitte, et kui sul seda algmaterjali ja loogilist mõtlemist ei ole. Aga probleem on iibega tõesti, meil Eestiski on probleem iibega ja kui naised ei tunne ennast turvaliselt, kui naised tunnevad, et nad peavadki ennast kogu aeg tõestama, nad peavadki kogu aeg rabelema selleks, et kuidagi pinna peale jääda, et kuidagi elamisväärset elu elada, siis ma arvan, et asi oli isegi selles, et sa ei leia endale seda kaaslast ja sa sellepärast ei taha lapsi saada, aga kui sul ei ole turvatunnet, et siis tõepoolest, et kui sul on iseendaga raske hakkama saada, et kas sa tahad nagu sünnitada last, kellest sa oled vastutav ja keda sa ei ole võimeline siis kasvatama ilma, et sul oleks 1, 2, 3 töökohta. Just täpselt. Et tegelikult ma saan sellest aru, probleem ongi reaalne, aga kui me räägime või taandame selle ainult kohtingu kultuurile ja taandame selle peale, et hirmus kahju, et naised nüüd palju õpivad, et siis see on jälle selline teine äärmus, eks ole. Ja statistika näitab seda, et inimesed ikkagi eelistavad nii-öelda enda staatuses või enda, USAs me saame juba võib-olla natuke klassist rääkida, Euroopas nii väga mitte veel, et soovitakse pigem teitida siis enda staatuses või enda klassis ja seal oli siis saatejuhi mure, et mida siis teha, et kui naised ei leiagi sobivat kaaslast, et nad ei soovi oma geneetilist jalajälge siis rikkuda. Kas sinu eelistus on doktorikraadiga kõrgelt haritud raamatutes ninapidi istuv meesterahvas? Eks ole, juba hakkab igav. Mul hakkab juba igav. Ma olen selline õige, ütleme, maanaine siis maalt pärit ja nii edasi, et mul on ikkagi oluline, et mees oleks kuldsete kätega. Just. Oleks hooliv, oleks aus, oleks armastav ja hätta ei jääks. Parandaks ära kapi ukse, kui see katki läheb, mitte ei hakka oma doktorikraadiga lehvitama, et tunnen paljusid doktorikraadiga inimesi ja no ütleme nii, et päris eluvõõra
hapraks jäävad. Et ütleme nii, et iga väikese sellise probleemi puhul ei taha tehnikule helistada. Muidugi. Et võiks ise kodus hakkama saada. Samas muidugi on väga oluline ka see, et kui sa valid endale kaaslast eluks, et sul ei hakkaks temaga igav, et sul oleks temaga millest rääkida, ka siis, kui millestki rääkida ei ole, ütleme nii. Et ma arvan, et see kuldne kesktee on kuskil täpselt seal vahepeal. Ja... Sobib meile see keskharidus ka. Sobib meile see keskharidus ka, kui on tegemist mõtleva ja tubli inimesega, eks ole. Aga liigume meie siit edasi selle naiste hariduse teema juurest hoopis poliitika juurde ja suundube Suurbritanniasse, nagu me eelmises saates ära mainisime. Suurbritannial on nüüd uus peaminister ja räägimegi kohe, kes see Andy Burnham siis täpsemalt on ja miks eelmine peaminister olude sunnil tagasi astus. Nädal aega tagasi sai Suurbritannia endale uue peaministri, kui ametisse astus Briti tööpartei uus juht Andy Burnham. Ta on lubanud tõsta kaitsekulutusi ning tagada, et energia, veevarustuse ja eluaseme hinnad muutuvad taskukohasemaks. Mis viis endise peaministri Keir Starmeri tagasiastumiseni ning milline olukord on Suurbritannias 10 aastat peale Brexiti referendumit? Seda arutame Europarlamendi saadiku Jüri Ratasega. Tervist! Tervist ja suur tänu kutsumast! No Suurbritannia uus peaminister, et kui palju hetkel on tema kohta üldse teada peale nende põhilausete, mida ta on välja öelnud, et tõepoolest, et pööran siis töölisklassile rohkem tähelepanu ja tõstan kaitsekulutusi? Eks ta kindlasti peab seda tegema, et siseriiklikult, kui me mõtleme just majanduses, Suurbritannial kõige paremad päevad ei ole. Ja ma arvan, et kui mõelda ka just Labourite, ütleme, löökidele kohalikul tasandil, kohalikel valimistel, siis on see kindlasti tema üks suurimaid väljakutseid, et kuidas üldse, ütleme, erakond sellest seisust välja tuua, et kui me mõtleksime nagu paralleeli Eestiga, siis meil ei ole nii, et kui peaministri partei saab kohalikel valimistel väga halva tulemuse, siis peaminister astub tagasi, et paljus riikides on see teistmoodi. Nii et ma arvan, et ta pühendab päris palju, vähemalt ta proovib majandust parandada, inimeste elujärge parandada, aga loomulikult Suurbritannia peaministrile ja Downing Street 10 maja peremehele või perenaisele vaadatakse ka rahvusvaheliselt väga tõsise pilguga, et mis tema roll seal on. Aga millised hoovad tal on üldse parandada seda elujärge praegu, et mida ta saaks teha teisiti, et kuna Brexiti järgselt ei ole see majandus kukkunud küll nii hullusti nagu eeldati, aga see ei ole ka taastunud sellisel määral, nagu nad lootsid, siis mis tal üle jääb praeguses olukorras teha? Ega ma arvan, et neid tööriistasid täna, kuhu Suurbritannia on tegelikult ennast maalinud viimase 10 aastaga, et sel aastal oli Brexiti, ütleme siis minu jaoks nagu kurb aastapäev, sest see oli 23. juuni 2016, kui see referendum oli ja kui britid nii otsustasid, see on nende otsus. Olles ise olnud Londonis viimati kuskil 3 kuud tagasi ja paljude lordidega ja ütleme siis sellise kodanikuühiskonna sektori esindajatega kohtunud, siis mulle tundub, et see kahetsus selle otsuse osas on ikkagi Briti ühiskonnas väga suur, mis ei tähenda veel seda, et ta hakkab tagasi Euroopa Liitu tulema. Et ma arvan, et see on päris keeruline tegelikult küsimus ja väljakutse tema ees. Lisaks sellele oodatakse talt suurt panust, ütleme, geopoliitilisel areenil. Meie vaatame, meie jaoks on väga oluline, sest et siin on Briti sõdurid, võitlejad, see on tegelikult raamriik, kes on olnud siin alates 2017. aastast ja loomulikult nende panus täna Ukraina toetamisse, et tal on nagu väga palju rolle, millest ta peab kandma Briti ühiskonna läbi. Põhjus, miks ta kohalikul skeenel nii populaarne on selles, et ta on välja öelnud, et rohkem võimu ja rohkem nii-öelda kaasarääkimist tuleks anda kohalikele inimestele ja kohalikele omavalitsustele ka. Me räägime Euroopas palju sellisest detsentraliseerimisest ja pealinna kogunenud otsustusprotsesside üle. Et kas Eesti võiks ka natuke šnitti võtta, et kõik magusad töökohad, kõik otsustamisprotsess, mis on Tallinnas, võiks natukene hajuda ka näiteks pealinnast väljapoole ja anda ka kohalikele omavalitsustele rohkem otsustusõigust, nagu nüüd Burnham plaanib siis Inglismaal teha? No temal on taust tegelikult ka kohaliku omavalitsuse tasandil, et ja ma arvan, sellest keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse võimusuhetest, sellest võib igas riigis rääkida ja Eestis ka päris palju. Aga kas võiks minna rohkem, ütleme, asi detsentraliseerimise suunas?
siis ma siiski arvan, et tänases nagu poliitilises ühiskonnas riigid muutuvad, nagu keskvalitsustasandid muutuvad ikkagi tugevamaks, kui me peame silmas näiteks oma regiooni. Loomulikult pealinnad mängivad olulist rolli ja Eestis pole kaugeltki kõik hästi, kui me räägime keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse, ütleme, partnerlussuhetest. See, mida teha Suurbritannias, ma kindlasti ei ole see spetsialist, kes ütleb, et mis võimu tuleks anda kuningriigis siis kohalikele omavalitsustele ja mis jätta Londonisse peaministri kontorisse. Aga ütleme, selline kaasamispoliitika on, ma arvan, et see on tähtis ja järjest rohkem tähtsamaks saab. Ma just mõtlesin siia tulles, et umbes samal hetkel 2019, kui Boris Johnson sai Suurbritannia peaminister, siis mul oli võimalus külastada Londonit ja ka kohtuda temaga. Ja siis ma mäletan, et ta oli vist 5-6 päev oma töökohal tööl peaministrina ja sealt tuli nagu põhisõnum, et me soovime rääkida NATOst, me soovime rääkida Suurbritannia kontingendist siin Eestis, aga Euroopa Liidust me ei soovi midagi rääkida, sest et tema oli ju see nägu, kes soovis britid sealt välja viia ja ka viis. Aga ma arvan, täna on selles mõttes olukord teissugune, et ma arvan, et tänane uus peaminister peab tegelema ka selle ühiskonna ootusega tegelikult, mis ehk siis olema võrdselt hea nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas. Jaa, aga ma arvan, et lisaks on tal laua peal üks suur küsimus, mis on Euroopa Liit, eks ju. Aga teie Europarlamendi saadikuna, kuidas te näete, et see suhe Euroopa Liidu ja Suurbritanniaga või Suurbritannia vahel on muutunud? No, igal juhul ta on minu arvates jätkuvalt strateegiline suhe, aga see kindlasti päris ei ole täna nii, et kui ta hommikul avab uksed ja ütleb, et ma soovin tulla Euroopa Liitu tagasi, mis on loomulikult kiirustades praegust ette öeldud, et kõigepealt peab britid tegema uuesti üldse olema valmis uueks referendumiks. Et on küsimus, et kas nad 2029 hiljemalt, kui toimuvad valimised, aga võib-olla ka varem, julgevad seda, ütleme, kas siis Labourid julgevad seda oma programmi panna üldse sisse, et me läheme uuesti referendumi peale. No praegused rahvaküsitlused näitavad, et enam kui pooled sooviksid taas liituda Euroopa Liiduga. No jah, et see minu kogemus, mis oli 3 kuu tagune Londonis, oli see, et see suur soov muidugi tagasi tulla on. Aga ega see päris nii ei ole, et britid löövad jalaga ukse lahti, ütleb, me oleme nüüd siin tagasi ja nad saavad sest ise ka väga hästi aru. Et see minek oli 2016, tegelikult ainult 10 aastat tagasi teha nii põhimõttelisi otsuseid ja nüüd ühiskond keerata jälle teistpidi. On küsimus, mis siis on muutunud, ega seda küsisin mina Londonis olles ja lühidalt on muutunud see, et need kõik lubadused, mis lubati et meil on strateegiline suhe USA-ga, me suudame teha kahepoolsed paremini lepinguid kui Euroopa Liit ja meie majandus hakkab nüüd tõusma, sest me pea Euroopa Liidule maksma mõttetuid suuri summasid, et need kõik asjad on läinud teistpidi, neil ei ole erisuhet enam USA-ga, nad ei suuda teha kahepoolsed lepinguid, mida Euroopa Liit suudab ja loomulikult majandus läheb alla. Nii et need on need ja öeldi üks huvitav nüanss oli veel, mida ütlesid nii mõnedki poliitikud seal, et väga paljud need inimesed, kes toona hääletasid britid välja Euroopa Liidust, et generatsioonid on muutunud, et nooremad pigem näevad seda, et nad võiks tagasi olla. Lisaks suur küsimus on muidugi nende ülikoolid ja üliõpilased, kus nad ütlesid, et varasemalt olid Euroopa üliõpilased sellised head saadikud Suurbritanniale, et sinna tuleks turistid tagasi ja et seda täna nende silmis kahjuks nii palju ei ole. Eelmisele peaministrile Keir Starmerile heideti ette väga leebet immigratsioonipoliitikat ja sisserände reeglite sellist, ütleme nii, loose olemist, on ju. Kas Andy Burnham on väljendanud ka võib-olla oma seisukohta sellel teemal? Kas see võiks kaasa aidata nii-öelda Euroopa siin radikaalide sõnul puhastumisele? Ma arvan, et täna on seda küll vara öelda, missugune tema poliitika selles liinis saab olema. Meie jaoks on oluline, et see poliitika oleks ütleme jätkuv, kui me räägime julgeolekust, Eesti positsioonis, et britid siin jätkuvalt oleks edasi, kindlasti Ukraina toetamine, selline liidri rolli omamine koos prantslaste ja sakslastega siin Euroopas, et kui me räägime julgeolekust, ma arvan, ja need sõnumid on ta minu meelest andnud või vähemalt selle indikatsiooni, et tema jaoks on Euroopa, NATO, need on tähtsad osad.
Nüüd selles migratsioonipoliitikas me näeme tegelikult Saksamaal, et see on loomulikult väga tõsine teema. Me näeme, et ütleme, äärmuslased tõusevad väga kiiresti selle najal. Aga Euroopa Liit on minu meelest viimastel aastatel astunud nagu samme, et seda muuta, kui me võrdleme seda poliitikat, mis oli Euroopa Liidus 2015-16. No Teela siin mainis ka, et Burnhamilt oodatakse sellist välispoliitilist pädevust, seda tal hetkel väidetavalt ei ole, tal puudub kogemus antud vallas. Küll aga ta on maha pidanud esimese telefonikõne juba USA presidendi Donald Trumpiga, mis läks siis oodatust vist paremini, sellepärast et Burnham ise on tagantjärgi öelnud, et Trump tundub palju soojem inimene, kui ta esialgu arvas. Samas on ta BBC-le antud intervjuus ka mõista andnud, et ta ei plaani Trumpile kõiges järele anda, et tema jaoks on eeskätt tähtis siiski Suurbritannia enda heaolu, Suurbritannia enda valikud, aga nad on leidnud ühe sellise ühise keele, et Trump on tervitanud Burnhami plaani kiirendada nafta ja gaasi uuringuid juba litsenseeritud Põhjamere leiukohtades. Et kas selline äritehing või ärimõtlemine võiks kahte riiki ja kahte riigipead kuidagi lähemaks muuta? No kõigepealt välispoliitiliselt ja diplomaatias oleks muidugi see suur äpardus, kui ta ütleks peale esimest telefonikõne, et see oli väga hull ja väga mustades toonides, et tavaliselt need on sellised viisakus kõned ja soovitakse jõudu uuele siis ametikandjale. Ja loomulikult on see parem, et need reaktsioonid on täna sellised. Kas majandus võiks olla üks oluline komponent Suurbritannia suhetes USA-ga? Kindlasti, loomulikult see on nende jaoks tähtis ja oluline. Aga ma veel kord ütlen, et see strateegiline suhe, mis tõesti Suurbritannial ja USA-l oli aastakümneid, et seda suhet ikkagi vähemalt Londoni poolt vaadates nende inimestega, kellega mina kohtusin, ütlevad, et seda ei ole juba päris pikalt ja seda ei tule ka tagasi. Aga mis põhjused on? Või kuidas sest geopoliitiline ütleme, olukord on nii palju muutunud ja see ei ole ainult kinni Donald Trumpis, et see muutus toimus kindlasti ka Obama ajal, võib-olla Bideni ajal need suhted natukene vähemalt loodeti, et need tugevnevad taas, aga et me ei saa öelda ainult, et see on tänane president, kes on need suhted nagu muutnud siis ütleme kaugemaks. Et ma arvan, et selles mõttes britid saavad aru, et nende strateegiline valik on kas olla siis täna nii, nagu nad on, või tõesti püüda ühel hetkel tulla Euroopa Liitu tagasi, aga päris Euroopa Liit ei saa ka päris nii seda vaadata, et nemad võtavad ära kõik need, ütleme, madalamad ja magusamad viljad enda jaoks, mis on siis Euroopa Liidu siseturg ja majanduslik koostöö, aga Euroopa Liidu tulles on ka kohustused. Nii et... Kas te jälgite Andy Burnhamit TikTokis? Ei, ma ei ole teda jälginud. Teil on muide väga palju ühist, nii nagu teie on ka tema lahendanud oma inimeste ja valijatega suhtlemise just sellisel viisil, et ta on lähedal, ta on ühe sõnumi kaugusel TikTokis, ta suhtleb, ta teeb videosid, ta on tore rahva inimene. Kas tagasi vaadetes teie säravale sotsiaalmeedia karjäärile, kas see on aidanud inimestega paremini suhestuda, nagu näha näiteks Burnhami populaarsuse põhjal täpselt samamoodi? Tal on väga suur nii-öelda töölisklassi toetus, sest ta suhtleb inimestega. Kas te saate sama öelda, et võib-olla saate oma sotsiaalmeediast rohkem nii-öelda inimese muredest teada, kui näiteks peaministrina, kui te selliseid asju ei teinud? No ma olen poliitikuna või Eesti poliitikas olnud, ma olen 25 aastat kusagil, et kui nüüd öelda, et see sotsiaalmeedia on see nurgakivi, kuidas inimestega suhelda, siis ma arvan, et ma soovin palju õnne sellele poliitikule, aga ma arvan, et see ei ole nagu väga õige tee, et see on üks osa sellest, aga ja ma olen nõus, tänasel hetkel ta on kindlasti suurem osa, kui ta võib-olla oli 10, 15 või 20 aastat tagasi. Aga kokkuvõttes ikkagi loeb see, et miks sa oled siis poliitikas. Aga kas inimesed kirjutavad oma muredest? Muidugi kirjutavad ja tahan sinna jõuda, et tegelikult ikkagi ka need kohtumised nagu silmast silma, et kui poliitikud ütlevad, et me kohtume, ma ei tea, rahvamajanduse või kultuurikeskustes või ka kaupluste ees, et see ei ole nagu suu soojaks ütlemine. Kui seda teha ainult enne valimisi 2 kuud, siis ma arvan, et sul väga palju edu ei ole. Et tegelikult ma arvan, et nagu poliitiku üks suur väärtus on tegelikult kuulata. Ja
ja mitte kuulata ainult raadiouudiseid, et kuulata ka seda, mida räägitakse Häädemeestel, Viljandis ja Põlvamaal. Olenemata sellest, et te praegu kuidagi üritasite pisendada seda sotsiaalmeedia osakaalu, siis ma ütlen, et ajakirjanikuna ma olen tänaval teinud rahvaküsitlusi, et küsida inimeste käest, mida nad arvavad meie peaministrist, millele ma olen saanud vastuseks väga tihti. Jüri Ratas on peaminister. Ei, kes üldse on meie peaminister? Küll aga ma tean, et tänapäeva noored kõik teavad, kes on Jüri Ratas. Nii et seega ma arvan, et sellel sotsiaalmeedial on siiski väga oluline kaal. Tal on oluline kaal, aga veel kord, et sotsiaalmeediat mulle tundub, et mõnikord ajakirjanduse poolt või ka poliitikute poolt on nagu arvamus, et seda saab üle kuidagi kanda, ütleme siis häälteks valimistel, et ma ei ole kunagi seda nagu sellisena enda jaoks mõtestanud. Ja ma arvan, et see on nagu vale suund, et ikkagi ma ei tea, ma olin siin viimasel nädalavahetusel Viljandi folgil, et seal tulid ka paljud inimesed juurde ja rääkisid. Ja ma arvan, et see ongi tegelikult oluline nagu poliitiku jaoks, et ta ei jääks nagu kaugeks, nii et kui Suurbritannia peaminister soovib olla edukas, siis ma arvan, et ainult oma ilusast kontorist, kuldsest puurist juhtida seda riiki, et sellest jääb väheseks, et on vaja rongiga sõita ja on vaja tänavatel käia. Kui Suurbritannia astus Euroopa Liidust välja, see oli siis aastal 2020, siis teie olite Eesti peaminister ja suhtlesite ka toonaste Briti peaministritega. Et kas teil on aimu, mis olid nende suurimad hirmud tol hetkel? Et mis riik ees ootab, kui me nüüd Euroopa Liidust välja astume ja Brexiti jooksab? Jah, et minu ametiajal oli 2 peaministrit, üks oli Theresa May ja teine oli Boris Johnson. Et ja Boris Johnson oli tegelikult välisminister enne Theresa May valitsus, et minu tunnetus on nagu see, et ega tegelikult Theresa May tegi seda, mis oli referendumi tulemus, et kui talle nagu otsa vaadata, et mis ta hinges oli, siis ma arvan, ta hinges oli pigem see, et ta arvas, et see ei ole õige samm. Aga tema käed olid tol hetkel seotud, ta tegi ära, mis aga loomulikult referendumiga olid valitsusjuhid seotud ja Boris Johnsoni reaktsioon oli võib-olla väga lühidalt kokkuvõttes, et mida kiiremini, seda parem, et see, ma mäletan, ta ühel hetkel ütles mulle, et ta loodab, et see hookus-pookus lõpeks võimalikult kiiresti ära ja selle all ta pidas silmas brittide olekut veel Euroopa Liidus, sest et referendumi ja reaalselt väljamineku vahel ikkagi olid aastad. No tagantjärgi on palju räägitud sellest, et David Cameron, kui ta selle idee välja käis enda ühe valimis sellise kampaania osana, siis ta ei osanud oodatagi, et asjad lähevad nii, nagu need läksid. Aga tegelikult see näitabki seda, et brittidest siiski oli mingil määral seda rahulolematust olemas. Väga palju räägiti sellest, et Euroopa Liidus räägitakse brittidega ülevalt alla. Et kas teie seda tooni tundsite ka, et kui te poliitikat jälgisite, oli seda näha, et kuidagi, no ma tean, et britid kannavad hinges väga tugevalt enda seda uhkust, enda sellist pärandit ja nii edasi ja nad tahavadki olla kuningriik, nad tahavad olla iseseisev riik ja nii edasi, aga samas loomulikult nad tahaksid ka kuuluda, et oleksidki need kaubandussuhted ladused ja nii edasi. Aga kas te tundsite seda, et kuidagi see suhtumine neisse oli üleolev? No, mina läksin ülemkogu laua taha 2016 november ja tegelikult siis oli referendum juba toimunud. Et kas oli siis sel hetkel see suhtumine brittide osas üleolev, ei olnud üleolev, et kõik said aru, et tegemist on G7 riigiga, tegemist on suure majandusega, olulise julgeolekukeskusega, ka Euroopa julgeolekuarhitektuuri jaoks, et ma seda küll nagu öelda ei saa, et kuidagi ma ei tea, oldi nende vastu üleolev või ülbe, aga selge oli see, et sel hetkel nemad olid minejad. Nemad olid minejad ja ma mäletan hästi, et esimene ülemkogu nõupidamis oli vist detsembris 2016. Ma läksin esimesena Theresa May juurde, sest et meie jaoks olid julgeolekusidemed tõesti olulised ja ta tõesti oli üksinda sel hetkel seal saalis ja siis ma ei tea, mingi suur rahvusvaheline uudiste portaal tegi ka sellest siis nagu uudis, et Theresa May on üksinda, Eesti peaminister läheb sinna, aga meie jaoks olid mitte lohutama, vaid pigem rääkima just edasi, et kuidas seda sidet nagu siis edasi hoida, kui britid on välja läinud. Aga ma korraks tulen tagasi selle nagu ühiskonna juurde, millest siin oli alguses ka küsimus. Tegelikult brittide ühiskond, kui on olnud nagu 2 erakonna süsteem kogu aeg, siis me täna näeme, et see pilt on ju palju killustunud, et tulevad juurde nagu uued erakonnad, uued parteid, eks ju. Ja taas kord ikkagi see, mis ma ütlesin, et mis tänane peaminister peab välja kandma, on see küsimus, mida ja kuidas ta lahendab selle nagu, ütleme selle
Euroopa Liidu ootusküsimuse ühiskonnas ära ja selge see, et seal vastaspoolel on taas, nagu ma arvan, populistid, kes ütlevad, et mitte mingil juhul meil ei ole mõtet sinna tagasi minna. Nii et ma arvan, et selles mõttes ta kindlasti ei tööta ainult ühe suuna peale, et neid suundasid, kus tänane tööpartei peaminister peab töötama, on väga palju. Aga kas see, ütleme siis, poliitika või poliitmaastiku killustatus on hea või mitte, et meil väga pikalt oli ju Eestis samamoodi. Meil domineerisid Keskerakond versus Reformierakond, Reformierakond versus Keskerakond, aga nüüd on neid uusi erakondi meil peale tulnud. Kas see rikastab poliitmaastikku või kui sinna uutesse erakondadesse, uutesse tulijatesse koonduvad need samad poliitikud nendest kahest suurest võimust, et kas see muudab tegelikult üldse midagi? No kõigepealt jah, me ei saa päris seda Eesti ja Briti süsteemi võrrelda, sest et meil on olnud alati koalitsioonivalitsused, seal on olnud teistmoodi, mine tea, võib-olla ühel hetkel peavad ka nemad tegema koalitsioonivalitsuse, kui üks erakond ei ole enam nii domineeriv ja on täpselt seda killustatud rohkem. Aga ma arvan, et lühivastus on see, et ma arvan, et poliitiline mitmekesisus on kindlasti pigem positiivne. Nii et... Kas teil on ka endal võib-olla ambitsioon kunagi taas peaministri tooli sihtida? Minu ambitsioon on täna töötada Eesti huvides hästi Euroopa Parlamendis ja seda ma ütlen täiesti siiralt. Ja lisaks ma olen ametis ka Tallinna linna volikogu liikmena, nii et... Ehk siis presidendi kandidaatide nimekirjast ja peaministri potentsiaalsest ennustusest me ei saa rääkida? Ma arvan, et sellest küll täna ei ole mingit mõtet rääkida. Pigem võiks ennustada, missugune on Eestimaa suvi järgmised 4 nädalat. Aga ma tuleks tagasi ikkagi sinna Euroopa Liidu juurde ja selle juurde, kuidas Suurbritannia soovis olla suveräänsem riik, olles Euroopa Liidus, siis on igipõline küsimus, kas Euroopa Liit on riikide liit või liitriik. Et seal on nagu suur vahe, aga kuidas teie tunnetate, et on need Euroopast tulev käsulaud kuidagi üle võtnud riikide enda suveräänsust liiga palju? No ma arvan, et on küsimus, et kuidas me mõtestame Euroopa Liidu nagu seda alguspunkti meie inimene enda jaoks, eks ju. Mina olen... No algselt pidi olema tegemist kõigest majandusliiduga, mis nüüdseks on arenenud hoopis kuhugi mujale. Mina olen seda mõtestanud oma ema ja isa lugudega 40. aastatest. Kui üks okupatsioonivägi siit läks, teine tuli, kuidas Eestit pommitati, kuidas inimesed said surma, need olid väga rasked sõjaajad Eestile. Ja see ongi minu jaoks Euroopa Liidu nagu enda jaoks nagu see nullpunkt, kus me üldse nagu liigume. Ja ma arvan, et Euroopa Liit on nagu selles mõttes meie jaoks nagu kindel kants ja varjupaik olnud ja on edasi, et tänane generatsioon ja ka minu generatsioon ei peaks nägema Eesti taevas hävitajaid, mis pommitavad Eestimaad. Nii et see ongi nagu see nullpunkt minu jaoks. Nüüd, kui rääkida edasi selle vastates teie küsimusele, mida tõesti nii palju tahaks öelda, et Brüssel võtab võimu ära ja nii edasi, mida me täna tahame? Me tahame tegelikult seda, et Euroopa Liit, mis oli see algne mõte, oli ju see rahu mõte, et Euroopa enam ei sõdiks, et ta suudaks tagada jätkuvalt siis seda rahu ja julgeolekut. Ja teine on see, mis te ütlesite välja, et ta on nagu majandusliit. Et siseturg toimiks ja me saaksime sealt heaolu ja kasu. Ma väidan, et mõlemat on Eesti saanud. Et täna on Eesti kaitstud, me oleme iseseisev ja kindlasti Eesti majandus tänu Euroopa Liidule ja erinevad investeeringud on saanud väga-väga palju juurde sealt. Lisaks, mis on oluline kogu see väärtusruum. Ma ei arva, et Euroopa muutub kunagi ühendriikideks. Aga küll ma arvan, et kui me tahame, et Euroopa oleks konkurentsis, majanduse konkurentsis USA ja Hiinaga tugevam, kiirem, siis on mingid asjad, kus Euroopa kindlasti rohkem tsentraliseerub, mis ei tähenda seda, et me anname siit mingit oma iseseisvust ära ja meil ei ole enam mingit otsustustasandit. On küll. Ja sageli oleme me ise siin Eestis ametnikena võib-olla liiga usinad mingite regulatsioonide ülevõtmisel, mida tegelikult ei ole Brüssel üldse ette kirjutanud. Aga enne kui me hakkame siin intervjuu väliselt ennustama siis järgmist 4 nädala ilma Eestis, siis küsiks ära ka, et millised ootused, millised soovid on meil Andy Burnhamile, Suurbritannia uuele peaministrile, ja kas me oleme ka juba... Et paremaks saaks Suurbritanniale, paremaks saaks Suurbritannia ja Eesti suhe? Ja kas me oleme juba ka äkki teinud esimesi samme? No ma usun, et kindlasti need sammud on meie välisministeeriumi ja Riigikantselei poolt tehtud, et vastasel juhul me ei käituks õigesti, aga ma olen kindlasti veendunud, et seda on tehtud.
ja meil on professionaalsed saadikud ja diplomaatiline korpus. Aga mis need põhisõnumid on, et loomulikult meil on erisuhe täna brittidega, et kui me räägime just läbi NATO vihmavarju, siis brittide, nagu ma ütlesin, väekontingent on siin, see on Eesti jaoks väga tähtsaks, väga oluline, et asub Tapal alates 2017. aastast. Ja teine on ikkagi see, et jätkuvalt London oleks selline, ütleme, üks suurtest liidritest Ukraina sõja, Ukrainasse siis Vene agressioonisõja nagu Ukraina toetamisel ja tegemaks kõik, et Ukrainal läheks see tegevus nii, et nad võidaks selle asja. Ma arvan, et see on meie jaoks nagu peamine täna. Põhiküsimus, et see on kõige strateegilisem. Nagu ma ütlesin eelnevalt, et vähemalt need esimesed indikatsioonid selle osas on positiivsed. Jüri Ratas, me täname teid. Aitäh kutsumast. Suur tänu. Aitäh. Teile aga lõpetuseks, kui meie siin naudime suurt suve või ei naudi, sa ükskord ütlesid, et sulle tegelikult see palavus nii väga ei meeldi, aga Euroopat see kuumalaine räsimas on. Kogunesid 8. juulil Taanis, arva ära, kes? Viikingid. Ei. Jõuluvanad. Mis tähendab seda, et ikkagi ütlus, et kui jaanipäev saab läbi, tuleb hakata jõulu ootama, vastab tõele. Ja jõuluvanad tegelesid seal siis lärmaka paraadi pidamisega, kingituste pakkimisega, piparkookide söömisega. Ehk siis, mis sa arvad, et kas neil oli siis selline nagu suvepäevad tootelaad? Ma arvan, et see jõuludeks ettevalmistumine võtabki tõenäoliselt aega pool aastat, kui mitte aasta. Ja see oli viimane hetk tõenäoliselt kohtumiseks, et saaks nagu plaanid paika panna. Et need pakkimisoskused ei oleks vahepeal rooste läinud eelmisest jõuludest alates. Et räägi mulle, mis lood sinul jõuluvanaga on? Jõuluvana laste juures meeldib käib? Ja meeldib, armastan kõik mehed, kes toovad kingitusi, on väga toredad mehed. Luuletused õpid igaks detsembriks. Kes tahavad mu laulu kuulata? Sa laulad? Ja mina laulan, ja. Pead viisi? Jaa. Okay. Ma arvan, et kui mina jõuluvanale... Tähendab enda arvates, aga jõuluvana arvates nagu ta delikaatselt alati läheb ära kohe. Ma eelistan pigem vist luuletuse lugemist, aga ma arvan, et kui ma laulma hakkan, siis ma jään endastki kingitustest ilma, mis ta toonud on. Teile, kui kaua sinul selline pühadeks ettevalmistumine aega võtab, et sul on mitu last, jõuluvana tõenäoliselt teades sinu kingituse lembust toob lastele ka mitte ühe, vaid mitu kingitust, et kui kaua tegelikult tuleb seda kõike planeerida, et pühad mööduksid sujuvalt ja kas kingitused on üldse olulised teie peres? Loomulikult. Ise tehtud, ostetud? Mõlemat. Mulle väga kingitused meeldivad, mulle meeldib neid teha, mulle meeldib neid saada ja jõuludeks hakkan mina valmistuma alati peale Halloweeni ja Halloween on minu peres on vähemalt isegi veel olulisem, sest sellega kaasnev pidude festival. Nii et kõik peod mulle väga meeldivad ja ma tähistan absoluutselt igat võimalikku kalendripüha, mis võimalik, et elu oleks ilusam ja oleks selline pidev elevus. Aga ma proovin siis edaspidi nagu üritustel ja sündmustel kätt pulsil hoida, et sulle õigeaegselt teada anda, et millal see jõuluvanade kogunemine on, et võib-olla suure suve meeleolus läheb see meelest ära. Ma oleks väga tahtnud seal ise olla küll, jah. Millest see kõige parem oleksid olnud? Kas kingituste pakkimises, paraadi pidamises või siis piparkookide söömises? No ma arvan ikkagi nagu vägede juhatamises, et ma oleks neile õpetanud marssi, ma oleks õpetanud, et kuidas ühte sammu astuda, kui siis Euroopasse kinki jagama minna, nii et vägesid läheksin juhatama küll. Ja oleksid juhatanud nad kõik enda koju kuuse alla? Just. Me mõtleme ühes suunas. Aga sõbrad, ja ma arvan, et jõuludega veel kiirustama ei pea. Metsavana teatas, et meil suur puhkusesuvi ootab alles ees, mis tähendab seda, et nautige seda kuni võimalik ja kohtume teiega taas juba järgmisel esmaspäeval ikka Õhtulehes.